Nii, nüüd ma teen niisuguse lõbusa ladumise, sest mul peab ka lõbus olema. Ja mind tegelikult üsna lõbustavad need ladumised, kus küsitakse, et aga mida ta mõtleb ja mida ta tunneb ja mida ta teeb. ja siin on 5 varianti ja teen need, püüan teha lühidalt, et on siis ametüst, sammal, peaks olema sammalahaat, elitšungit, Eesti loodusest pürit ja roosa kvarts. Nii. Ja panen igaühe juurde siis ühe kaardi ka, et oleks lihtne valida, et millist tahaks. Nii. Ja kui see valik nüüd on tehtud, siis saame alustada. Et alustan siis ametüstist ja võtan teised seniks seest ära. Nii. Ametüst. Et ametüsti kangelane on siis niisugune mees, kes on nagu väike, täis energiat, pulbitsev, elujõuline, enesekindel, võib-olla suure egoga, võib-olla niisugune natuke macho mees, natuke oksad laiali. Et selline suurepärane mehelikkuse kehastus. Ja mees, kes võib-olla kingib oma sisemist päikest natuke avaramalt, kui tema partner eeldaks. Nii, mida ta mõtleb? Ta mõtleb, et tema head kavatsused on takistatud. Ta mõtleb, et raha võiks olla rohkem. Ja et elu on karm ja ebaõiglane ja et on väga palju probleeme, mis tuleb ära lahendada. Et tema mõtted on siis tema mõtted on küll suhete juures, aga võib-olla 1/3 ulatuses, et need elulised takistused, igapäevaelu, olme, materiaalsus on see, millega ta aju siis intensiivselt tegeleb. Nii. Mida ta tunneb? Nii, ja mida ta siis tunneb? Et tundud on niisugused, et tundud on praegu mingis transformatsiooniprotsessis. Et talle võib tunduda, et naine ei vasta tema tunnetele, et naises peaks siis, kuidas ma ütlen, et tema tunnete võti on naine ja ta tunneb, et naine peaks esile kutsuma mingeid muutusi, et naine peaks muutma kuidagi oma suhtumist, iseennast ja siis saaks mehe tunded, tegelikud ja tõsised ja sügavad tunded võib-olla paremini avalduda. Et ta tunneb, et ta võib tunda ennast üksildasena ja üksikuna ja just nimelt siis selles mõttes, et üksi oma mõtetega, et tõenäoliselt ei ole tal kedagi, kellega oma tunnetest rääkida. Naisega nagu näha, ta tunnetest ei räägi, et siin võib-olla tegevus näitab, et mis toimub. Ja et seal tundetasandil ta siis ootab niisugust kevadist ärkamist ja tärkamist
ja tunned tõesti sügavat vajadust muudatuste järgi, siis siin on 2 suuri muutusi tähistavat kaarti naise kõrval. Nii, ja mida ta ette võtab? Nii, mida ta siis teeb? Mulle tundub, et siin on niisugune suhe, et kus inimesed ei ela koos ja kus nende vahel on nagu mingid ületamatud takistused, et suhe on, suhtlemine on, aga raskused on suured või takistused on suured või elu on suurem kui nemad ise. Ja mida ta teeb? Nii, no näed, mees tuligi, niisugune päikesemees, eks ole. Mees tuligi. Nii, et mis see on? Tegutsemine, ahaa. Et selle kaardi järgi mina ütleksin, et suhete osas see mees tegutseb aeglaselt, järelemõeldult, teeb väga konkreetse plaani, kõik detailid plaanis on paigas, mõtleb kõik hoolega läbi ja tema tegutsemine nihkub nagu ajas edasi, et see on siis umbes nagu müntide rüütel, et kes kõigepealt loeb üle mündid, kogub neid juurde, loeb üle, kogub juurde, loeb üle, lööb läikima, klassifitseerib aastaarvude järgi, paigutab igaühe eraldi taskusse, purki, karpi ja siis mõtleb, et kas tal on kusagil hobune kellega liikuda või ei ole. Ja siis ootab ühte hobust ja teist hobust ja kolmandat hobust ja aeg läheb. Et see mees täpselt samamoodi tegutseb aeglaselt, sest ta tõenäoliselt mõtleb läbi kõik oma mineviku kogemused ja nendele toetudes siis tahab teha häid otsuseid. Et see tegudeni jõudmine on aeglane, aga et teod ise on, et see, mida tahaks siis näidata, on see, et ta on tark, elujõuline, vastupidav, et ta teab, kuidas luua elu, kuidas luua elujõudu, kuidas, et ta suudab siis mitte ainult füüsilises või materiaalses või vaimses plaanis, aga et ta suudab ka energeetilises plaanis olla niisugune tasakaalustav jõud. Ja siin tegutsemises on näha siis selline väga-väga pikk ettevalmistus ja kasvuprotsess. Et tegudes, kuhu need teod välja viivad. Et kuna tema eesmärk siis on siis sellisest hinges närib naise pärast jõuda välja seisundisse, et kus kogu elujõud ärkab, voolab, täidab, ehitab, siis tõenäoliselt ta sinna jõuab, sest sirp ütleb, et mida oled külvanud, seda lõikad. Ja kui ta juhtub siia puukaardi juurde, siis ma ütleksin, et kõik mehe teod on suunatud tulemuslikkusele. Tulemuslikkus tähendab seda, et paari suhtes tekitatakse muudatused, võib-olla, see võib olla, aga see ei pruugi olla ühise kodu rajamine. See võib olla. See teatud juhtudel võib olla ühise kodu rajamine ja koos siis kas perekonna loomine selles mõttes, et tavaline perekond, ema, isa, lapsed, maja, võib-olla, ma ei tea, koer, kass, aga see võib olla ka ettevõtte loomine. Ettevõtte loomine ja ettevõtte juhtimistasand, suured materiaalsed otsused.
ja ühel või teisel moel see jah, nõuab naiselt suurt muutumist, mitte mehelt, et takistused on naise minevikus ja mees püüab neid takistusi ületada oma tegudega. Niisugune lugu ametust. Nii. Et ma siis ütlen ka, et ma võtan sellise mitte rohkem kui 6 aja peale. Mingitest aastatest siin ei räägi. Nii, ja Sammo Lahat. Et siin on nüüd niisugune mees, kes tõenäoliselt suhtleb palju, suhtleb elavalt, väga hea eneseväljendusega. Võib-olla mõnikord ütleb enne ja mõtleb pärast. Võib-olla on rohkem jutumees kui tegudemees. Tõenäoliselt on naiste lemmik siis selles mõttes, et naised armastavad temaga arutada oma mõtteid, tegevusi, tundeid, temaga on turvaline, sest ta ei süvene. Ta ütleb alati õigeid asju õige koha peal, aga ta ei süvene. Nii, ja mida see mees mõtleb? Selle mehe mõtted naise suhtes on niisugused, et mees mõtleb, et kuidas leida piisavalt paindlikud lahendused, mõtleb oma tööst, mõtleb sellest, kuidas püüab näha suuremat pilti oma elus ja vaadata, et kuhu see naine siis paigutub. Mõtleb, kui palju piiranguid see suhe võib seada ja kokkuvõttes otsib lahendusi. Otsib lahendusi, et kuidas suhe saaks kasvada ja kuidas siis väga osavalt, paindlikult, targalt, läbimõeldult saaks selle suhte kuidagi avalikkuse ette tuua. Nii, mida see mees tunneb? Et tunded on siis sellised. Oi, kui armas. Nii. Tunded on sellised, et tunded on kaheldamatult positiivsed, sügavad, lapselikult siirad. Nad võivad olla, kuidas ma ütlen, võib tunduda, et tunded on külmad. Ja see külmus on kinni selles, et tema niisuguses selles olemuses, mis seal 12. kaardis avaldub, et see sügavus, mis temas on, temas tunded on sügavad, aga ta ei oska neid sügavalt väljendada. Ta ei oska kogu seda oma olemuse sügavust edasi anda. Ja tõenäoliselt tunnete ennast selles suhtes nagu laps kommipoes. Et kõik on hästi, kõik on suurepärane, kõik on käe ulatuses, aga ei ole veel käes. Ja talle võib ka tunduda, et siis et naise tunded tema vastu või tema tunded naise vastu, et need on väga erinevates faasides. Et kui ühel suhtepartneril on väga sügavad tunded, selgelt formuleeritud tunded, siis teisel on nad pinnapealsed. Ja siin on nüüd äratundmise koht, et kellel kuidas. Ja võib olla ka see, et nagu ma enne ütlesin, et tunded on, aga neid väljendada ei osata. Nii, ja mida teeb, mida ette võtab? Nii, mida ette võtab? Et see ettevõtmine on nüüd niisugune, et mees pakub seksi, armastust ja sunnib naise valima, mida see naine siis tegelikult tahab. Ja kuna siin on sellist lapselikku jonnakust selles ladumises, selles mehes, et
siis kõigele sellele siis nagu enne valikuteni jõudmist, enne valikute pakkumist võib siis olla ka niisugune mingi suure arvete klaarimine selles osas, et kes kelle vastu mida tunneb ja kuidas tunneb ja et ta nagu tahaks sellest selgust saada ja tahaks siis neid kahte tundvat inimest tegelikult teineteisele lähemale tuua. Ja ilmselt muul moel ei oska kui niisuguse riiuga ja tundub, et see on selline natuur, et kes ütleb, et ma ei tea, kas ma nüüd nii ütlengi või et ühesõnaga, et nagu kakleme ja lepime ja kepime. Ja ja tulemus on niisugune, et inimesed väga konkreetse kokkuleppe sõlmivad, väga positiivse kokkuleppe ja et kui nemad saavad oma valikud suurepäraselt tehtud, et siis võib sellest kujuneda väga pikaajaline suhe. Jah, ma rohkem ei täpsustaks, aga armastuse osas väga positiivne ladumine. Nii. Ma pean natukene harjutama sõnastust ja lihvima oma suuvärki. Nii, et siis Elitsungit. Siin on nüüd väga hea kirjaliku eneseväljendusega mees. Niisugune mees, kes võib-olla töötab ametis, kus on palju kirjatööd või kes eelistab rääkimise asemel saata teile mingeid meeleolukaid sõnumeid või kirju, kes võib-olla pigem suhtleb beebis kui näost näkku. Niisugune mees, kes nagu kohtudes on vait kui sukk, on ju, vaatab oma varbaid või kuidas pilved liiguvad ja niipea, kui ta on teist lahkunud, hakkab siis mingite sõnumitega pommitama. Umbes selline mees. Tõenäoliselt talle ei meeldi ka telefonis rääkida, et ta eelistab just seda kirjalikku eneseväljendust ja suudab kirjutada vajadusel ka väga pikki ja emotsionaalseid kirju. Ja suudab kirjadel tegelikult kogu olukorda kontrollida. Nii. Ja mida ta mõtleb? Nii, mida see mees mõtleb? Mida see mees mõtleb? No, see mees mõtleb, et selles suhtes tema on siis nagu jumaliku kaitse all hoitud, et mõtleb, et selles suhtes siis õnn saadab teda kogu aeg, võib-olla teenimatult. Ja mõtleb, et see suhe on aidanud tal nagu avardada oma maailma nägemist. Võib-olla, et ta praegu parasjagu peab mõtlema oma ema peale. Suhetele emaga kindlasti seda pilti vaadates on tal väga toetav ema. Ja mõtleb tööst. Aga tema mõtted on kõik sellised kerged, positiivsed, avarad, selged, mitte mingit raskust neis ei ole. Suhete osas jah, talle tundub, et see suhe on suurepärane, hoitud, kaitstud, selge. Nii, tunded. Tunnete osas on nüüd nii, et kuna suhe iseenesest on väga hea, siis mees ei tea, et kas mida ta peaks tundma, et tema südames on suur segadus selles osas, et kas see on pigem nagu sõprus või see on pigem nagu armastus. Ja ma arvan, et ta ei suuda defineerida seda kiindumust, mida ta tunneb. Kummale poole see rohkem kaldub, kas pigem armastuse poole või pigem sõpruse poole. Tõenäoliselt vaadates seda pilti tundub talle, et kõik on liiga hästi, kõik on väga hästi ja et kui ta saab aru, et kui ta kuidagi oma emotsionaalsusega rikub midagi ära, teeb midagi valesti, et siis ta ei kaota mitte ainult armastatut, aga ta võib kaotada ka väga hea sõbra. Mis tähendab, et kui ta siis nagu tema tundeelus on selline kõikumine, et kus ta siis ei tea, et kas pigem hoida sõpruse poole või pigem hoida armastuse poole
ja selles ladumises tundub, et seksuaalelu ei ole olnud. Sest selle kohta ei ole siin nüüd küll mitte ühtegi märki. Ja siis on ka võimalik selline kaalutlus, et kas armastus või sõprus. Nii, oih, ja mida mees ette võtab? Kaart kukub ise maha. Et see kaart nüüd minu jutu peale ütleb siis tegelikult, et see vahekord olekski lahendus ja tõmbaks mehel pildi selgeks. Ma jätan selle siia eraldi. Ja see, mida ta teeb, on siis, et ta tegelikult ei tee mitte midagi. Et ta loob endale ise kannatusi ja et ta loob kannatusi läbi selle, et ta püüab asja vaadata, suhet siis vaadata väga ratsionaalse pilguga, väga arukalt. Ta püüab nagu võimalikult hea otsuse teha, säilitada olemasolevat turvalisust. Tema jaoks on põhiline, et ta mitte mingil juhul ei rikuks seda, mis juba olemas on. Kuigi see tähendab stagnatsiooni või siis vähemalt paigalseisu, et sellist jalat jalale tammumist. Ja selle mitte midagi tegemise ja ainult muretsemise ja mõtlemise tulemus siis on niisugune, et ta võib hakata mõjuma nagu ülemõtleja. Nagu väga tark inimene, kelle puhul me ei tea, et mida ta tegelikult tunneb, mida ta tegelikult mõtleb ja kas see mitte ei ole selline osa põiklemine ja situatsiooni kiigutamine, et jookse ära, tule tagasi, ära liiga kaugele jookse, aga jookse ikkagi ära, nüüd sa oled liiga lähedal. Ja et ta nagu püüab alles hoida kõike seda head, mis tema elus on, aga ei püüa seda kasvatada. Ja, et ta püüab lõpmatult säilitada olemasolevat olukorda. Niisugune ladu. Nii, see oli siis niipidi. Oli siis Elitšungit. Siis on roosa kvarts ja roosa kvartsi kaart on siis niisugune inimene, kes niisugune sõnumitooja. Et see võib olla nüüd ka selline suhe, kus suhtepartner tuleb ainult selleks, et esile kutsuda mingi transformatsioon, mingi ümbermõtestamine, muutus, sisemine muutus. Aga võib ka olla selline mees, kes ma ei tea, töötab IT-alal näiteks, kullerina Omnivas näiteks, igasugused reklaamiagentuurid, pakkumised võivad olla. Ja mees, kellel on alati midagi öelda. Iga olukorra kohta, et temal on alati midagi öelda. Ei ole ohtugi, et miski tema enda sisse varjule jääks. Ja niisugune toimekas ja lennukas mees, kes nagu kogu aeg on 10 sentimeetrit maapinnast kõrgemal ja suurte lennukate mõtetega. Nii, mida tema mõtleb suhtest? Et siis, mida tema mõtleb suhtest ja mida ta veel mõtleb? Et see mees siis siin on täpselt ongi natukene maast kõrgemal, väga emotsionaalne, väga emotsionaalne, et emotsioonid on halvanud tema mõtlemise. Ta siis mõtleb, kuidas arendada oma intuitsiooni, oma sisetunnet, kuidas kasutada kogu oma tarkust ja kavalust ja nutikust, kuidas siin võib olla ka see, et ta siin võivad olla pikaajalised plaanid, et ta võib mõelda, kuidas seda suhteprotsessi siis
kuidagi edendada nii, et selles kõik erinevad etapid oleksid läbi mõeldud ja saaksid parimal moel avalduda. Ja see mees kindlasti praegu on oma mõtetega ühes kuufaasis, selles mõttes siis ühes kuufaasis. Ta ei mõtle ette pikemalt kui need neli kuufaaside vahetust. Et jah. Ja mõtted on emotsioonidest väga hägustatud ja ta püüab saada pilti selgeks ja jõuda siis ikkagi sinna ratsionaalsusesse kuidagi tagasi. Nii. Segased mõtted. Nii, mida ta tunneb? Nii, et ta tunneb, et ta on väärt seda suhet, et ta on väärt seda armastust, et ta tahaks pakkuda oma tundeid ja pakkuda turvalisust ja pakkuda kaitset ja pakkuda mitte pakkuda, et ta tunneb nagu, et ta tunneb, et tal on õigus olla armastatud, et tal on õigus vastu armastusele ja ma usun, et siin on ka et tema tunded naise vastu on siis sellised sarnased sellele, mida tuntakse ka tütarde või emade suhtes. Et sellele armastusele on nagu niisugune lisaaspekt. Et ta armastab naises kogu seda mitte ainult naiselikkust siis, aga ka emalikkust ja tütarlapselikkust. Nii, jah. Ja mida ta ette võtab, mida tema teeb? Mida tema teeb? Et ta pakub oma sõprust, kuna tal on see suur emotsionaalne kaos seal peas on ju mõtetes, eks ole, et tema tunded on siis jõudnud pähe ja halvanud ära tema mõtlemise, siis ta ei tea, kuidas edasi minna ja tema tegutsemine on siis niisugune, et ta tõenäoliselt küsib nõu sõpradelt, laseb oma valikutes ennast mõjutada lähedastel inimestel, võib-olla ka perekonnal. Ja ma mõtlen, kuidas seda siin see ei ole nüüd mitte päris transformatsioon, aga võtan ühe lisakaardi, et ta nagu tõmbaks siin. Ja. Et siin on siis niimoodi, et ta oma tegudes ei suuda otsustada, et kas minna siis ühele poole ja valida kogu see positiivne, turvaline, selge, lihtne külg või minna raskemat teed mööda, et ta ei tea, kas jätkata seda suhet või lõpetada see suhe. Ja tema siis tegutsemine on kaootiline kord siiapoole, kord sinnapoole. Ja tõenäoliselt siis oma sellisest see tema taustalugu, kõik see, mis ma siin praegu rääkisin, mida ta mõtleb, mida ta tunneb ja kuidas ta ei tea, mida teha, sest tal on ju see mentaalne kaos parasjagu. Need tunded on ta suht segadusse ajanud, et päris kindlasti ta kirjutab ja annab kirjalikult teada, mis toimub, kuidas toimub, miks toimub. Annab mingi selgituse. Et selline suhteid klaariv kirjavahetus on see, mida ta teeb. Nii, see oli siis roosa kvarts ja pürit.
ja püriidi all on siis need suhted, et kus üks suhtepool töötab kaugel, võib-olla töötab välismaal, võib-olla käib laevaga Soome tööle, aga võib-olla ka, et on transporditöötaja, et mingi siis, ma ei tea, laeva, rongi, lennukijuht, bussijuht, taksojuht. Võib-olla, et reisibüroos töötab või on giid või tegeleb mingi loodusturismiga ja äärmisel juhul võib siis olla niisugune väga loov mees, kellel on väga lennukad mõtted ja kes just nimelt lendab oma loovuses. Lendab kusagil ideede tasandil ja toob siis ülevalt alla neid lennukaid uusi suurepäraseid mõtteid ja pilte ja võib-olla utoopilisena näivaid lahendusi. Nii, mida see mees mõtleb praegu? Nii. See mees mõtleb, et suhe on läinud väga keeruliseks, raskeks ja nõuab temalt liiga suurt paindlikkust ja et ta saab suurepäraselt aru, et ta siis tegelikult, et praegune olukord on tema enda suhtumise tagajärg, et ta ise on loonud raskused ja ise peab nüüd nendega rinda pistma. Selle suhte osas siis, et ta mõtleb praegu parasjagu, kuidas siis seda suhet muuta või parandada või kuidas sellele suhtele üldse milline vaatenurk valida. Mida ta tunneb? Noh jah, et tunded on tugevad, väga tugevad ja ta tunneb, et ta vajab lahendusi, et tal oleks siis, ta tunneb, et ta tahaks olla armastatud ja jagada armastust ja selline emotsioonide keeris on tema sees ja talle tundub, et uksed ei lähe õigel ajal lahti ja et isegi kui lähevad, siis ta jääb sinna jalgapidi vahele või saab uksega mööda pead ja et ta ei ole nagu, et tema oma tunnetes on küll kindel nagu Kalju, aga ta ei tea, et kuidas siis, kuidas ma ütlen, kuidas seda oma keedetud suppi nüüd siis ära süüa nii, et sellel oleks positiivne tulemus. Tunneb ennast nagu kuidagi nurka aetuna ja võib-olla maha jäetuna ja tunneb, et tal oleks vaja välist abi selleks, et oma emotsioonidega toime tulla. Nii, ja milliseid lahendusi tema siis leiab, mida ta teeb? No nii. Et võib siis öelda, et ühest küljest et see, mis ta teeb, on see, et ta mõistmaks tulevikku peab vaatama minevikku, et ta teeb seda, et ta tegeleb oma lapsepõlvega või oma lastega. Ta loob mingi täiesti uue alguse, püüab luua, päris kindlasti tegutseb aeglaselt, metoodiliselt, järjekindlalt, lahenduste leidmise nimel. Ja siin on nüüd see, et tegutsemise mõttes siis, et ta võib rääkida oma lugu. Et ta pigem räägib, kui teeb midagi käega katsutavalt, et selle asemel, et ehitada maja, võib ta näiteks öelda, et ta tahaks ehitada maja. Et tema tegutsemine on pigem selline kohe nähtav tegutsemine on pigem jah, rääkimine, laulmine, tantsimine, lõõgastumine ja samal ajal siis on selle kõige mõte, kõigi tegude mõte on siis see, et
aeglaselt kasvatada oma tulevikku. Ja tegelikult laabub kõik väga kiiresti. Aeglusest ei ole juttugi. Tegelikult laabub kõik väga kiiresti ja kui ma ütlesin, et see ladumine on siis umbes 9 kuuks, siis selle konkreetse ladumise puhul võib öelda, et esimesi tegusid on näha mõne päevaga. Mind ka huvitaks, mis need teod on. Nii, aga ei ole ette nähtud teada. Võtsin lisakaardi ütles ära küsi. Nii et ei küsi. Oot selline ladumine.